No tere kõik rattahuvilised. Täna räägime natukene jälle rattatrennidest. Kevad on käes, kõik on oma kaherattalised sõbrad juba talvekorterist õue ajanud või pukist maha tõstnud. Nii ka mina. Ja täna tahakski rääkida 8 levinumast veast, mida hooaega alustav rattur kipub tegema mõnikord. Esimene on see, et liiga intensiivselt alustamine. Pikad sõidud, mis sa kevadel teed, peavad olema rahulikud. Ära võta kiiruse eesmärke, ole oma pingutuse osas aus, ära pinguta üle. Pigem võta sellised ajalised eesmärgid, et olen tund aega õues või 2 tundi õues. Ära väsita ennast selliste tõsiselt raskete trennide jaoks ära. Levinud viga number 2. Eriti kui esiteks teed trenni powermeetriga ja teiseks, kui oled talv läbi teinud mingit muud trenni, näiteks suusatanud või käinud jõuksis, siis tuleb arvestada, et sinu möödunud suvised võimsustsoonid ei kehti enam. Et tee FTP test, kas siis pukis, võid vaadata minu videot, kuidas ma tegin, või siis näiteks 20 minutitest õues kuskil mõne tõusu peal ja saad teada oma õiged kevadised numbrid, mille järgi siis oma hooaega alustada. Nüüd viga number 3. Pardonks, see on kohe suu tühjaks. Levinud viga number 3 ongi seotud toitumisega. Ehk et kas trennis siis ei sööda piisavalt või süüakse üle. Ehk et võiksid sättida siukest 40–60 grammi süsivesikut tunnis. Sellega tuleb meie keha kenasti toime. Sellega me oleme kõik enamjaolt harjunud. Alla selle ei tohiks, sest siis kipud nälga jääma. Vähemasti need trennid, mis on pikemad kui tund aega. Ja üle selle ka ei maksa, et ei tasu ennast päris toitumise osas profidega võrrelda, kes on harjutanud oma kõhtusid toime tulema 100–120 grammi süsivesikuga tunnis, mõni isegi kuni 150 grammi süsivesikuga tunnis. Meiesugustel hakkab selle peale lihtsalt kõht igasugust janti tegema, tulevad kõhuhädad, kõhuvalud, kõht lahti ja muu selline, ehk siis keha ei tule selle süsivesikuga toime. Eriti tuleb seda arvestada sellisel juhul, kui sa näiteks trennis armastad mingeid komme või küpsiseid süüa. Et nendega kipub väga kiirelt selle süsivesiku normi üle panema. Ehk et nagu ma ütlesin, arvesta 40–60 grammi tunnis ja sellega tuled kenasti toime. Viga number 4 on see, et haigena ei tasu trenni teha. Haigena püsi kodus, haigena ära tee trenni, ära mine tööle. Keegi meist ei peaks kangelast mängima. Ega keegi teine meid ei hoia, kui meie ise peame ennast hoidma. Isegi kui vaated on sellised, nagu siin mu taga paistab, siis hea aeg trenni minekuks on siis, kui oled terve. Näiteks sümptomite möödumisest +1 päev, siis juba äkki kergelt midagi võiks liigutada. Aga püsi terve ja ära haigena trenni tee. Viga number 5 on see, kui unustatakse ära ükke ja lihashooldus. Ehk et keskendutakse vaid rattasõidule, aga tegelikult on vaja teha näiteks ka enne trenni sooja. Sellest ei piisa, kui 5 minutit lihtsalt kergemini vantad. Võiks teha lihaste aktiveerimist, näiteks kummilindiga. Ja ükke, igasugused kereharjutused või kerelihaste harjutused ja jalalihaste harjutused ja kõik see peaks kuuluma ka ühe ratturi sellisesse rutiini. Ja kindlasti igasugused venitused, peale trenni venitus, lihashooldusmassaaž, kõik see tuleb sulle ainult kasuks.
Viga number 6 on liiga aeglase kadentsiga väntamine. Et võiks sihtida sinna, minimaalselt 75 pööret minutis, heal juhul 85, isegi 95 pööret minutis. Sest mida aeglasemalt sa väntad, seda rohkem läheb sul väänet tarvis ja see suur vääne koormab lihast. Ja sul ei jää sellisteks tõsisteks rasketeks trennideks enam lihast järgi. Viga number 7 on liiga üksluised trennid. Varieeri. Tee sisetrenni, tee välistrenni, sõida rattaga tööle, ka see on trenn. Käi poes. Rohkem sellist erinevust trennidesse. See lisab põnevust ja võtab ära rutiini. Ning lõpuks viga number 8. Stress on stress. Vahet ei ole, millest see stress tuleb. Kas ta tuleb tööst, kas ta tuleb tervisest, kas ta tuleb spordist, trennist, pereelust, mis iganes. Stress on stress ja see mõjutab keha täpselt ühtemoodi. Ehk et kui sul on ikkagi probleeme, siis tuleb tegeleda probleemi põhjustega ja ravimisega ja tervenemisega. Et kindlasti kuulub füüsiline liigutamine vaimse tervise ravi juurde, võin omast käest öelda. Aga sellega ei tohi üle pingutada. Ja ka sellega tuleb võtta mõistlikult ja tasakaalukalt. Aga loodan, et ei võtnud mu juttu ja mõtteid väga südamesse ja väga tõsiselt. Minge õue sõitma, väljastu on ilusad ilmad. Nautige rattasõitu, nautige liikumist ja püsige terved. Ja kohtume jälle nädala pärast. Tšau, pakaa!